Nii, tere hilist hommikut või varast lõunat, kuidas kellelegi. Mina olen hiline ärkaja, nii et minul on hiline hommik, aga paljud on varased ärkajad, nendel on juba lõuna hakkab kätte saama. Hästi suur rõõm on teid kõiki tervitada siin Varbusel täna ühes minu enda lemmikmuuseumis. Miks Eestis? Miks ta mu lemmikuid on? No esiteks on hästi ilus piirkond. Siia on alati tore sõita. Tihtilugu käime siin abikaasaga matkal. Siin on üks väike matkarada kohe muuseumi kõrval. Teiseks keskkond ise. Et on ajaloolised hooned, on uued hooned, kus me praegu oleme. Ja on ka maastikuarhitektuur väga hästi põimunud omavahel. Nii et see on hästi tore koht ja ka ekspositsioonid. Nii majade sees, õues. Ja lisaks, mis mulle endale väga meeldib, on ka see, et kuigi me oleme sellest kaunist sõnast nagu tõmbekeskused, nendest oleme küllalt kaugel siin Varbusel, aga ometigi käib siin väga palju rahvast. Ehk siis suurel osal Eesti muuseumimaastikust on õppida Eesti Maanteemuuseumi pealt, kuidas enda juurde olles, ütleme, et see õng, mis on antud, on kasin, et sa oled nii kaugel kõigest, on tegelikult toob palju inimesi kokku, nii et see on hästi äge. Tänase konverentsiga Tehnikapärand kultuuriväärtusena võimalused ja praktikad tähistame ühtlasi ka Maanteemuuseumi 25. juubelit, tegevusaastat. Palju õnne muuseumile, muuseumi perele. Aitäh teile selle toreda koha eest. Palju jaksu edaspidiseks järgmiseks veerandsajandiks, et siin tuleks veel rohkem rahvast, et siin oleks veel kihvtim. Ja meid on ootamas 7 väga sisukat ettekannet väga laial ampluaal, et ei ole ainult kui mõelda Maanteemuuseumi peale, siis tuleb sisepõlemismootoriga või nüüd elektrimootoriga, kas siis suurem või väiksem asi, mis sõidab kas kruusateel või asfaltteel. Aga ei ole üldsegi nii, et kuna Tehnikapärand on hästi mitmekesine, siis on ka ettekanded muuseumi pere pannud kokku väga mitmekesised. Mina olen Sander Jürisson, olen muuseumimaastikul töötanud umbes 10 aastat, nendest esimesed 4 aastat Vabamus, seejärel 5 aastat Eesti Meremuuseumis ja nüüd natuke enam kui aasta aega olen siis omapäi tegutsenud vahel mõne näitusega, vahel sihukesel üritusel nagu siin. Delfis teen ka muuseumimelu saadet, et see on siis teine ajaloos vist pikem saade, mis keskendub muuseumitele kunagi, kui ma ei eksi, Mart Tummelasel oli ka muuseumitest kõnelev saade. Ma ise rohkem paar olulist teadan, et lõuna on kell 1, siis lähme sinna üle tee, eks ole, kohvikumajja. Vahepeal saab siit võtta kohvi. Esinejatele, kui ma ei eksi, kas siin vist jookseb ka kell, meie tehniline tiim. Ja, et siin nina ees jookseb kell ja mul on ka siuksed paberid, saan juhtida tähelepanu, kui aeg hakkab otsa saama, et kõik tahavad kõneleda, et liiga pikalt ei läheks. Ja ma rohkem ise ei kõneleks, ma annaksin hoopis sõna muuseumi juhile Rita Valgele. Aitäh, Sander! Tervist ja austatud kohalolijad, austatud head ettekandjad, head kolleegid ja sõbrad. Mul on suur au ja hea meel tervitada teid Eesti Maanteemuuseumis ja mul on hea meel, et me saame täna arutleda ja avada teemat, mis meid kõiki puudutab, rääkida tehnikapärandist kui kultuuriväärtusest, selle võimalustest ja praktikatest. Muinsuskaitseseadus liigitab mälestised ja defineerib sellega ka tehnikamälestise. Ja see on üsna lai selline valdkond, mida ta siis puudutab nii ajaloolisi, sotsiaalajaloolisi, majandusajaloolisi kui inseneeriat ja ka esteetikat, mis aga samas oli üsna ootamatu, et kui vaatad siis kultuurimälestiste registrisse, leiab sealt 35 tehnikamälestist ja nad on kas seotud kitsarööpmelise raudteega või militaarobjektidega. Aga muuseumides on see pilt veidi kirjum, aga mis ma tahan öelda, et tegelikult on Eestis
mitmeid kordi üritatud teha tehnikamuuseumit, aga selleni jõutud ei ole. Ja ma julgen arvata, et see pärand ongi väga keeruline ja üks mõte, mis esimesena mulle pähe tuleb, on selle suuremõõtmelisus. Et mõeldes meie muuseumi eksponaatidele, siis on nad tihti mitukümmend tonni rasked ja võrreldavad, ma arvan, 2-korruselise majaga. Et võib-olla kui tavaline museaal mahub parimal juhul ümbrikusse või arhiivikarpi ja heal juhul saab teda eksponeerida klaasi taga vitriinkapis, siis meie puhul räägime me angaari suurusest hoidlast ja erilistest hoiutingimustest. Ja ka restaureerimine, see on kulukas, see on töömahukas. Tihti ta ei mahu töökottagi, see museaal. Ja teine, et väga raske on paigutada teda muuseumi konserveerimise eelarvesse. Nii et teinekord tuleb teha nii-öelda museaali töö pooleks, et natukene sel aastal ja jätkame järgmisel aastal. Üks minu hea sõber Juhan Kilumets, kui ta tegi 10 aastat tagasi oma dokumentaalfilmi Pöide kirikust, siis ta ütles nii, et see lagunev kirik on nii suur, et ei mahu ühessegi eelarvesse, kuid kui see tulevastele põlvedele säilib, muutub ta iga aastaga üha suuremaks väärtuseks. See ongi meie vastutus. Meie teadlik valik ja kohustus, oleme võtnud endale kohustuse seda pärandit hoida, tutvustada, populariseerida, näidata, kuidas tehnika on arendanud ühiskonda ja kujundanud meie igapäevaelu. Mul on hea meel, et tänane ettekandepäev on väga lai ja puudutab seda pärandiliiki väga mitmest aspektist. Ja mul on suur tänu ja öelda ka tänu Andresele, kes selle päeva on kokku pannud. Nii et ma väga loodan, et see tänane päev loob ka sellise ühise tunde ja kindlus, et me saame seda keerukat, aga olulist tehnikapärandit hoida ja tulevastele põlvedele edasi anda. Inspireerivat konverentsipäeva. Ja annangi siit kohe sõna tagasi Sandrile, et sina juhatad siis meil on veel tervituskõne, õige? Sa saad siit. Meil videoteel on liitumas ka Transpordiameti peadirektor Priit Sauk, kes saadab ürituse külalistele ja muuseumi perele väikesed tervituse. Austatud konverentsil osalejad, head kolleegid, tervitan teid tänasel konverentsil Transpordiameti poolt ja mul on hea meel, et oleme siia kogunenud mõtlemaks koos teemal tehnikapärandist kultuuriväärtusena ja koos arutama võimaluste ja praktikate jagamise üle. Maanteemuuseumi asutamisest täitub sellel aastal juba 25 aastat. Ja toona, kui asutati Maanteemuuseum Maanteeameti poolt, otsustati jäädvustada, uurida, teadvustada ja populariseerida teede ajalugu ja teede valdkonda. Modernses tähenduses teede ehitus ja hoole ongi ju paljuski tehnika ajalugu. Muuseumi asutamise järel koguti ja valiti tollal veel tegutsevate teedevalitsuste entusiastide ja muuseumi volinike poolt välja tehnika ja masinad, mis restaureeriti ja anti oma tegevuse pärandina üle muuseumile. Mõnevõrra hiljem lisandus sellele ka meie teedel liikunud enamlevinud sõidukite kui tee kasutajate valimine muuseumi kogudesse. Lisaks on selle aja jooksul tegeletud ja teadvustatud muuseumis ka meie sillapärandi kogumise ja jäädvustamisega. Tuleb sageli küsida, et milliseid uusi teehoolde või liikumistehnoloogiaid näidistena tänasest päevast tuleks tänapäeval koguda ja siis talletada tuleviku muuseumi külastajatele ja tehnikahuviliste jaoks. Kuidas arendada muuseumi kogusid ja väljapanekuid selliselt, et see kõnetaks ka tulevikus tulevasi põlvkondi, inspireeriks neis tehnikahuvi ja omakorda see mõjutaks laiemalt kogu meie tuleviku arenguid. Aeg-ajalt on ju mõistlik oma tegevused ja plaanid kriitiliselt üle vaadata ja hinnata, kuidas edasi minna.
oleme ju väike rahvas ja riik ja seetõttu tuleb sageli küsida, kui palju ja millisel kujul on meile üldse jõukohane ja jätkusuutlik koguda. Kliimapoliitiliste arengutega kaasas käies on vaja vaadata oma tegemised üle ka selles mõttes, et leida jätkusuutlikumaid lahendusi tehnikapärandi hoidmisel ja säilitamisel. Ka tänane konverents küsib, milline tehnikapärand vajab üldse kaitset ja säilitamist muuseumis, erakogudes või mingil muul moel teadvustamist ja väärtustamist. Kas seda on kõike tehtud seni liiga palju või liiga vähe hoopis? Ja kuidas teha tarku valikuid ja palju on üldse meile jõukohane? Suur osa Eesti vanatehnikapärandist on säilinud paljuski tänu eraalgatuslikele, entusiastlikele tehnikahuvilistele. Ka Maanteemuuseumi tegevus ja üritused on aastate vältel toetunud väga paljuski koostööle vanatehnika entusiastide ja klubidega. Seetõttu kuuluvad ürituse programmi ka ettekanded, mis käsitlevad eraalgatuslikku tegevust tehnikapärandi säilitamisel ja sellest, millised riiklikud poliitikad neid tegevusi täna toetamas on või liiga vähe toetavad. Oleme kutsunud külla teiste Eesti muuseumite esindajaid, kes tehnikapärandit hoiavad, et vahendada omavahel kogemusi ja praktikaid. Kõigile neile küsimustele ühepäevane konverents paratamatult vastuseid ei jõua anda. Selleks, et minna edukalt edasi uute verstapostide suunas, oma tegemistele samas tagasi vaadates, arenguid üldistades, uurides, mida tehakse mujal, seda kõike üldeesmärgina konverents teenibki. Aitäh ja edukat konverentsipäeva kõigile!